Oleme otse ülekandes Vinni spordihallist, kus täna toimub rahvusvaheline Žegos Provorski nimeline korvpalli karikasari, kus kohtuvad Vinni korvpalliklubi Kelluke ja Kreeka Panathinaikos. Praegult on palliga Vinni mehed Vehe Läkse ja siit tuleb korv ja ilusa korvi tegi Torp ja nii väga kenasti Panathinaikos Poporosolikus Kipitakis annab alla ilusti, sinna annab praegult Viirusele, kuid Viirus kaotab palli ja Vinni mehed on minemas korvi alla. Torp Saaringole ja Saaringol tuleb ilus vise ja jälle 3 punkti ja uskumatu küll, aga Vinni juhib praegult juba 93-31, poole võitis Vinni 57-3 ja praegult võttis treener Kalle Päha, võttis aja maha, nii praegult räägib. Huvitav on jah, et rahvast ei ole eriti palju, kuid tõelised fännid on ikkagi kohale tulnud. Ja nüüd mängu viimased minutid lähevadki lahti. Nii, ja praegult on Poporosolikos on palliga. Nii, Kipitakis annab Krampapoulusele, Viirus läheb, ei saanud sisse. Nii, palliga on jällegi Vinni mehed, Vehe, Läkse ja kaugvise ja kõlabki lõpuvile ning Vinni meeskond on võitnud mängu, surutakse kätt kuulsat Kreeka klubi Panathinaikost ja seisuga siis 95-33 sellise tulemusega, nii et meie mehed võivad julgelt minna ka edasi Kreekasse. Ja päraspoole me proovime veel ka Eesti koondise treeneri Kalle Pähega stuudios väikese intervjuu teha seniks aga kuulmiseni. Nii, ja nüüd olemegi siis stuudios juba ja mul on hea meel, et Kreisi raadios on lõpuks ka selline rubriik nagu sport, nädalasport ja nädalasport loomulikult see nädal oli korvpallimatš Vinni korvpalliklubi Kellukese ja Kreeka Panathinaikose vaheline mäng siis ja stuudios on Vinni korvpalliklubi Kellukese treener Kalle Pähe, tere! Tere! Enne kui ma jätkan, ma tahaks küsida, kuidas teie nime õieti, perekonnanime õieti hääldatakse? Pähe. Pähe on lõpus. Pähe, jah. Aitäh. Ja korvpalliklubi Kelluke esimees ja ka sponsor on härra Medvedjev, tere! Zdrasti! Ja ka tema on siin, ennem töötasite te aktsiaseltsis, nüüd olete siis ka lausa korvpalliklubi esimees. Ja. Ja soovikski kõigepealt küsida paar kommentaari Kalle Pähelt, et kuidas te hindate tänast mängu? Kahtlemata oli mängus täna väga palju ka selliseid rabedaid momente, aga tõepoolest mehed on veel noored, toorest jõudu on tõesti liiga palju, näiteks võtame seal Läkse, Vehe, Torp, Johnson, noored mehed, eks ole, nad on ikkagi põhimõtteliselt väga tegijad ja energiat täis, aga seal oli muidugi näha ka selles mõttes tõeline strateegiline ülekaal oli meie poolel, ma muidugi poistega olen rääkinud ka sellest, et ei ole mõtet paristama hakata, seal võib-olla Vehe paar korda tegi mõne niisuguse põhimõtteliselt söödu, mis oleks võinud valesti minna. Tegemata jääda. Jah, aga Saaringo ja Torp jällegi pääsid selles mõttes olukorra ära ja mina olen tänase mänguga rahul ja kui nüüd siis viisakas olla, siis võib-olla tõstaksin esile ka vastasmeeskonna keskründajad Krompopopulust, kes oli siis tõepoolest meie kaitsjale Johnsonile tõeliseks raskeks pähkliks täna väljakul. Kindlasti korvpallisõbrad tahavad teada, miks Merdo täna ei käinud? Merdol oli hiljuti huvitav sündmus, nimelt ta lasi omal
ja. Nimelt tähendab Merdo üks moment ahah mul on siin kirjas see oli 6. oktoobril ta lasi omal jah palun lasi mida ta siis no mis sa ei viesta ei mida ta siis ta lasi omal ai, see on juba nii nukker jutus. Tõesti. No hea küll, kui see on nii intiimne, ei ole vaja. Ma ei tahaks võib-olla selles mõttes, mul on... Ei, ma saan aru, teil on... Mul on temaga endaga läbi rääkima, aga et ta lasi endal kõrvad ära. Ai, kuigi jah, kõrvad tegelikult ei sega ju tegelikult mängimist põhimõtteliselt. Sest, mis seal ikka? Oleks võinud mütsiga mängida, aga mis seal teha? Nii, härra Medvedjev, nüüd tuleksime teie juurde jutuga. Teie olete selle korvpalliklubi sponsor. Kas läheb palju raha? Oi, 1 miljon läheb kuus ära. Ja. Aga klubi mängis täna hästi. Klubi mängis... Rõõmus oli vaadata. Vage hästi. Aga raha raiskavad kuradi moodi. Ja ei, seda kindlasti. Neil on vaja sinna tänna sõita tagasi lipu, piletid ja... Ja, see on küll. Kes teile kõige rohkem meeldis täna? Kremlu. Kremlu. Vaadake, see on, jah, ma panin ka tähele, et Kremlu käis vähe väljakul, aga ta tegi tööd. Ta tegi musta tööd väga palju. Ma vaatasin 2 korda higimaas, lapiga käis üle, näiteks. Meil oli siin, jah, tõepoolest... Sellist asja tegi väga palju, väga hästi tegi. Kremlu jäi täna tõepoolest pingile vigastuse tõttu, mis tal siis oli 6. mail 72. aastal. Aga öelge mulle, kus te selle Kremlu leidsite üldse? Ta on minu juures hoia tööl. Sellepärast, et kasvu poolest ma vaatasin, ta on väga väike. Kooperatiivis oli tööl, kui me vanasti tegime tripiosi. Tripiosi, jah. Nii, teie olete siis nagu esimene üks aktsiaseltsi, mis hakkas tegema tripiosi ja nüüd on teil juba, te teete toitu ka mingisugust? Ei, praegu teeme savi. Savi teete, jah. Ja, võtame mudamaast ja vetlasime juurde, panen pakki sisse. Ja selle aktsiaseltsi nimi on Kelluke? Ei ole. Mis ta on? Miinis. Miinis. Väga tore, ja Tremluga siis huvitav veel see, et ta on ju ainult 1,34 meetrit pikk. Aga mängib nagu täitsa suur mees. Tal on väga suured jalalabad. Ja selle tõttu on ta kindlalt maas. Ta püsib nii-öelda alati keset väljakut, püsib platsil. See on hea. See on tõesti hea on kuulda, et Eesti korvpalli on tulnud värsked tuuled, värsked mehed. Ja ta on vinnimees. Ja muuseas, ma tean ka, et ka Torp on vinnimees, center. Torp on vinnimees ja Kremlu mõlemad on vinnimeed. Johnson on siis ainukene, kes on Roelast. No ta on neeger ju. Jah. Nii, ja lõpetuseks ma tahaksin küsida teie käest, härra Medvedjev, kui Vinni meeskond nüüd pääseb aina edasi ja edasi, kas te jätkate ka toetamist? Ja ta iga päev saab raha juurde. Iga päev saab raha juurde? Meil on savi müük läheb nii hästi, et meil raha jääb üle. Ja siis me sporti armastavad meil kooperatiivid, et annavad raha. Midagi ei ole tea. Jah, seda on rõõm kuulda. Nii, ma tänan teid, härra Medvedjev, et te saite aga... Me toetame veel Vinni lasteansamblit. Nuruke, väga tore. Tänan, et te saite tulla ja teie, härra Pää. Need on korvpallimängijate lapsed. Selge, neid on seal väga palju. Kremlu on, Torp ja Saaringu poiss on juba päris Saaringu poiss ei viisi ei pea, aga tema lauljab meil lava kõrval. Aga palli mängib hästi. Palli mängib kulaadi hästi. Nii, ma tänan teid veel kord ja soovin härra Kalle Pähe... Võib-olla tahaksingi siinkohal tänada veel kord oma täna tublilt mänginud meeskonda ja tervitada nende pereliikmeid ja abikaasasid ja vabandada nende ees, et tõepoolest ma olen viimasel ajal mehi väga palju piitsutanud, nad ei ole tõepoolest tükkimat aega juba kojugi jõudnud, nad on mul kogu aeg treeningul olnud, et selles mõttes mingisugust
pahandust ega ulaelu pole elatud, tänane tõsine ja tubli mäng näitaski seda tõepoolest, et poisid on treeninguga sammukese edasi astunud ja see teeb rõõmu nii Vinnile kui ka tervele Eestile. Veel kord aitäh teile, härra Medvedev, ja aitäh teile, härra Pähe, ja muidugi korvpallisõpradel poolt ma loodan, et ka Merdo kõrvad saavad varsti terveks ja et Kreekasse läheb juba Vinni meeskond täie löögijõuga ja tuleb sealt hävitava, purustava võiduga nii-öelda tagasi. Aitäh ja järgmine kord kohtume jällegi oma spordirubriigis. Head õhtut! Crazy Radio.